Lippu tervitati hommikul ka Tartus Toomemäel Tähetorni juures ja seal käis Mirko Ojakivi kohal. Raske on silma järgi hinnata, kas inimesi oli Tartus Toomemäel 500 või enam, aga nulliümbruses ilm, korralikult liivatatud jalgrajad ja hea tuju aitasid kaasa igati õnnestunud kõnekoosolekule. Sõna võtsid Tartu linnapea ja maavanem, kohalik praost ja Eesti Üliõpilaste Seltsi esindaja. Just Üliõpilaste Seltsi abiesimehe kõnest ongi sellel üritusel kujunenud üks sisulisemaid ja oodatumaid kõnesid. Ka täna räägib EÜS-i abiesimees Ott Koik. Edukalt on suudetud luua väliskuvand Eestist kui väikesest, aga seest töökast, nutikast ja innovaatilisest riigist. Kahjuks on just viimasel ajal suisa viiruslikult levimas oht, mis nõrgestab seespoolt tugevalt nii eelpoolt mainitud kuvandit kui ka meie igapäevast heaolu siin riigis. Selleks ohuks on rumalus, mida teiselt poolt võimendab tahtmatus probleemidega tegeleda. Näiteks, mõned aastad tagasi oleks lausa naeruväärsena kõlanud väited, et Eestis leidub reaalseid mitmeid lapsevanemaid, kes eirates kõiki professionaalseid arvamusi ja hoiatusi joodavad oma lastele haiguste raviks pesuvalgendajat. Või et 2016. aastal tõstatatakse uuesti küsimus maa lapikusest. Koik kutsub üles üliõpilasi sõna võtma ja valet ümber lükkama. Kartmata, et keegi asub neid tembeldama äraostetavateks või riigi poolt mõjutatavateks. Siin ei ole enam tegu peenhäälestamisega, vaid süsteemse tööga rahva harimisel. Ainult sellisel juhul saab loota, et kodukeemia kaob rahvameditsiinist ja müstilised tuuleveskitega võitlevad sõdalased tänavapildis. Samas, vahest on pseudoprobleemide meie igapäeva ellu imbumise näol tegemist Eesti jõudmisega heaoluriikide hulka, kus sarnaselt eelpool mainitud lääneriikidega lõbustab rahvas ennast tõsiste probleemide puudumisel nende väljamõtlemisega. Võib-olla ongi see indikaatoriks meie riigi täisikka jõudmisest.